ja GVP Chapist jäin ilma ise, sest et tõstsin 2 korda break-evenisse, 1 korra kohe hommikul, mis oli London siin. Räägin selle ära. Seesama tehing siit aktiveerus on ju juba Asiani ajal hommikul meil eile. London tegi demand supply shifti on ju, ehk siis uue low minu jaoks. Ja siis tõstsin break-evenisse, tehing istusin üleval. Tuli break-evenisse, läksin 5 minuti peale ja manuaalselt re-entrisin täpselt siin kohas wiki peal uuesti. Siis kogu päevade siin vegeteeris, lõpuks breakisin ju low, tegi siia uue, siis ma tõstsin break-evenisse, tehing istus siin ja ta muidugi ilmselgelt pidi siin korra ikkagi veel käima. Ja jäin ilma, aga mingid inimesed jäid sisse, see on 1.9 hittis ära, vähemalt nende parameetrite järgi, mis mina paika panin 26.7 stop lossiga. Ja teine oli eilne bängar oli siis, vabandust, see tehing oli siin, ma näitasin lihtsalt 23 tunni huvialast vaadates ka. Ilus breakeri candle, V2 on ju, mis siis teine tehing, esimene stop loss, teine aktiveerus, isegi oleks ainult suurt timeframe vaatanud, siis tegelikult 1.7 poolele hit, aga meil oli siin väiksemate timeframe'ide huvialad, mis oli siis jagatud 2, mina isiklikult oleks vaatanud 10 pipsisega minimaalselt mõlemad tehingud ja sellel antud juhul oleks ta siis käinud 1.16 peale ära. Et siuksed värgid. Eile. Nii, kas keegi soovis vahepeal midagi jagada, rääkida? Aga normaalne nüpeldus käis siis ju. Mis GBP paari keegi täna vaatab? Ma viskasin pilgu peale GA-le ja GN-ile, et nad on mõlemad approach imas seda suurt imbalance'it, mis talle sinna kukkumist jättis. Kohe on vaadatud, ma tšekkan korra chati üle. Mihkel ütles, GVP aitas esimese FNMO tema ära lõpetada, GVP Chapi siis on ju see sell. Väga nice ja tegelikult otsin, pärast räägin ka sellest re-entry'st, siin võtan sellest NZD Chapi, Kuld, Eurus, Deus Chapi, Kasparil on ju. Henry sai eile kõik treidid break-evenisse, pole hullu. Ja Remi oli väga selline päev NZD Chapi, GVP Chapi, CAD Chapi ja NZD CAD. NZD Chapist rääkisime, GVP Chapist ka, CAD Chapi oli see mingi teema. Jah, õige, see oli mingi väiksema timeframe'i sell, tõenäoliselt siit ülevalt alast. Ja NZD CAD ka, see NZD CAD oli mingi 23, mis teile rääkisime sellest? Siit candle'ist või? Jep. Ja me rääkisime, mulle ütles, et mina seda ei võta, aga väga ilusti putitas. See oligi eile tegelikult ju siis siin oli meil London sisuliselt ja küllaltki kõne ajal ka aktiveerus uus low, retracement üles, imbalance vahel, sodiks. Tegelikult tehing olekski, sest et siin oli esimene low break, vaadake seda candle'it, see kukkus läbi ehk siis ja jõud tuli sellest väiksest, nii et selle ümber olekski tegelikult mänginud tund aega väga arvestatav timeframe ka. Zone. Ja selle oleks 8 jaganud 10 pipsi mõlemale minimaalselt enne spreediga arvestades natukene rohkem. Tõenäoliselt oleks see tehing isegi sisse, on 13. Sest ma panen 2-3 pipsi ise vähemalt üles alla. Ja seega päris nice on ju 1.10 sisuliselt. Nii et eile jälle, ütleme nii, et nädal sisuliselt peaks tegelikult tehtud olema. Siin oli isegi tegelikult see reaalne variant, et mõlemad tehingud aktiveeritud, kui oleks pannud 2 tehingut. Et jäi nii esimene sisse kui ka teine, siis on väga ilus. Nii, mida vaatame? Mis me siin ütlesime? Eile oli mingi teema ust CHF, mis oli korrust küllaltki lähedal kuhugi alale, aga see vist on ilmselt treidil näinud ülesse. Ja vaadati seda ala siin. Pole aktiveerunud, murust isegi mingi idee tuli sinna Discordi gruppi meil.
Jep, GVP Chapi re-entry'st tahtsin rääkida. Väga ilusad confirmation'id jälle, mis mulle meeldib. Esiteks on lõhutud struktuurid, me treidime alla, kogu Asian alla treidib, nüüd Asiani ja Londoni, tähendab Asian lõpus, Londoni algus me tõenäoliselt võiksime saada retracementi ja siin on equal high. Siin vahel on ka väiksemate timeframe'ide imbalance'id ja ma vaatasin just 15 või 30 minsa peal huviala välja endale, mis breakis siis, ma lähen sisse siia. 15 minuti peale on see meie breaker candle, see on eelnev baas candle siis, aga mis vaatasin täiesti 5 mintsa ära, ja, sest et mulle meeldis see karakteri muutus, mis siin toimuma hakkas. Ehk siis tegime uue high, uus potentsiaalne higher low aga sulasime läbi ja see jõud tuli just sellest candle'ist, nii et esimene struktuuri break on ümber selle ala ja sellepärast ma võtsingi selle 5 minuti üli discounted ala, sest et kui ma juba tunde aega vaatasin, see stop loss oleks päris suureks, mingi 30 pipsu jälle. Natukene otsin siukest madalamat, see võib muidugi kätte maksta, siuke 25 pipsuga saaks panna mõlemad orderid. Ja sellega sõidakski. Niimoodi 23, 25, 26 tüpsi on. Niimoodi, re-entry ja räägin ära, miks on puhtalt juba see põhjus, et meil on Asian liquidity, Asian high, mis on alati liquidity target ja kõige parem entry tõenäoliselt mängis ikkagi ennast välja siis New Yorgi ja Londoni overlap peal, kus me siis surume üles, seda on väga tihti näha ka, et treidime üle Asian high'de või low'de ja siis käib see vana hea manipulatsioon. Et idee on siis sellest, treidime üles, võtame need equal high'd välja, täidame imbalance'i ja tuleme discounted aladesse ja siis sulame edasi ja tegelikult target ilusti on minimaalselt siin all, see on low lähedal, kuigi meil on suures plaanis bearish turg, me võime väga vabalt siit läbi juba tippida ka. Jep, see on kindlasti üks parimaid take profit'ide kohti. Ja sinna risk-reward ratio on juba väga ilus, 1/10 isegi võiks olla mingil määral niisugune toores päevane take profit, see on ilusti ka siin imbalance 50 peal. Vaadates ka näiteks mingid suuremad timeframe ja tunni aja imbalance . Nii et targetit leidmisega on no problem, isegi eelneva low'ni 1.8-le igati pidi klapib. Liigutan natuke oma alerte, limitid paika ja viskan sellega ideede tuppa. Kas kellelgi on veel mingi paari, mida tšekata? Kõik GVP paarid vist enam-vähem ootavad sel orderid, et ma vaatasin GVP NCD ja GVP Aud on nagu mõlemad suht sarnased. GVP Aud on, tähendab GVP NCD võib-olla lähemal isegi. Kohe. GVP NCD sõidame. Ma praegu vaatasin euri puhtalt siin seda order flow teemat veits, Aasia high'sid ja teemasid. On euri ette ennähta või? Vaat 23 tundi vaata korraks. Esiteks. 23, vaata nüüd neid alumist kahte 23 tunni küünalt vaata. Kui need nüüd peale märkida ja minna 15 minuti peale. Yes, ja 15. Nüüd sa näed, et esimese kohal on Aasia high ja seal üleval on imbalance, mis on siis see teine 23 tundi. Ja siin on field order flow. Siis see nagu võiks jutu jätkuks siis minna nagu võib-olla nagu edasi, sest et uus low on nagu kohati moodustatud 4 tunni peal isegi vist ja nii edasi.
et see ülemine küünal tegelikult meigib sense, see on Aasia haide peal ka ja värki. Võtaks selle zooni siiamaani isiklikult. Kui nüüd saadakse edasi minema, siis tõenäoliselt ma arvan, et me nagu teeme siis veits retracement ja lähme nagu kõrgemale levelisse. Aga kui me kukume, siis see võib olla üks potentsiaalne koht, kus me uuesti nagu saame jätkata. Ja miks ma olen ka täiesti nõus sellega, et kui ta siit juba üle läheb, esiteks ongi jälle täpselt sama stsenaarium nagu GLP Chapil on just oli. Asia Hide on alati liquidity, tahaks üle nende jällegi equalit ka, ilusin balance vahel, kõik confirmation peal, täiesti korrektne trade, kust võtta, aga kui see ei hoia, siis ma leian ka, et tegelikult siin on küll ülipisike imbalance vahel, aga ma arvan, et ka see on liquidity, sest vaadake, mis eile juhtus, eile tegelikult me ei võtnud Asian High'sid välja, vaid me lihtsalt tegime madalama close'i ja siis juba karakteri muutuse ja sõitsime alla edasi. Et sellepärast ma arvan ka, et see eilne Asia võib väga vabalt liquidity targetiks jääda lihtsalt siis ja tuleme reaalselt nagu kõrgematesse hinnalevelitesse. Et jah, kõige parem koht, kus sellida täna teda kindlasti ainuke sellis, milles ma ka osaleks, kui Sandri poolt tuleb muidugi sinna analüüs minu ideega kohaselt. Siis ma olen nõus. Julgeksin jah stop lossi panna isegi veits kõrgemale, kui seal on see äär, et võib peal teha mingi trikiga ka, aga see hetkel näeb siuke parim välja. Continuationiks. 12 pipsu stop lossi, mina vaataks ja paneks nii. Sest 5 vintsi ma reaalselt ei näe põhjust, et üle selle high panna, et isegi ma vaatan korraks lappan veel väiksemad timeframe'id läbi lihtsalt kindluse mõttes. Siis see jääb meie küllalt 50% peale ja see ülemine on filled sellega, nii et sisuliselt on tegelikult see küllaltki maksimumpiir, milleni võiksime tulla. Alati võimalus võime equal high teha kui iganes struktuuridele, et sellepärast kindluse mõttes panen selle siia, aga tõenäoliselt on see, et me peaksime siit madalamat hoida, kui see order flow ikkagi tahab alla jätkata. Nii et jaa, näiteks siuke plaan, ma olen täiesti päri sellega. Mingisugused. Ma muidugi siukses risk-reward ratio tehingus isiklikult väga ei huvitu osalemast. Et tahaks natuke rohkem, aga ma ei tea, siin on küll Asian load, mis on liquidity ja võiks edasi tulla uusi struktuure tegema, aga natuke tahaks nagu paremat RR-ist välja pigistada. Okei, oota, mis keegi vahepeal ütles midagi? Uudised, kuidas nendega on täna? Checkime out'i. Ustile meeletu palju uudiseid, põhimõtteliselt terve all day, every day nagu on Usti uudised täna. Speakerid, väga mitu speakerid. Pending home sales. Euril on veel kell 11 tegelikult, näete, siin on Austria panga uudised, business confidence, consumer confidence. Et midagi täna on ja samamoodi on homme on ju korralik uudistepäev. Rohkem on medium impact uudiseid kui high, aga ikkagi need speakerid on need, mis siin päris hästi võib paugutada. Vaatan korraga Forex Factorit huvi pärast, et kuidas see elab meil siin. Tema ütleb, et meil on täna ainult paar speakerit sisuliselt. Ja näeb millegi pärast on isegi siin. Siin ei näita Lagarde speak millegi pärast euri uudistel. Näitab jah, nüüd näitab, sorry, mul ei millegi pärast refreshiga ei pannud tähele, aga täitsa olemas. Nii, meil oli GVP NCD, see nägi juba magus välja. Päris hästi on kiirelt retrace, ma korraks vaatan seda, kus ta tuleb. Ma ei mäleta, et ma see checkand oleks. 37 aasta lowst. Jah. Aga päris hästi siit ikkagi endiselt hoiab. Ebareaalne. See on see põhjus, miks peaks lihtsalt jälle need limitid panema kogu aeg. See on ju perfect bounce lihtsalt. Ma ei olnud seda tähele pannud kodutöö tegemata, aga ega mis keegi arvanud ka, et GVP lihtsalt sodiks kukub nagu nii kiiresti. Jälle kuningannad pakkis kotid kokku. Jep. Vaatame kohe, mis risk-reward ratio teevad, see tundub suhteliselt lai ala tegelikult ikkagi. Ei, täiesti okei, 30 pipsu, 35 isegi maksimum.
ja noh, esimene kläppi või on see vana hea, et esimesed saavad suht tihti kläppi olema ausalt, ma olen ise ka seda tähele pannud. Et jagad seda teise pooleks. Esimene tõenäoliselt kläpt. Teine samamoodi siuke, panen hüpoteetilise kiirelt, et lihtsalt mitte väga palju aega kuluta selle peale. Aga no tervist 1.50-le, kui sa oleks pannud need limitid paika. Kui oleks vaatanud ainult suuremat timeframe 35 pipisega pannud siia sõitnud endiselt 26, 27 ühele põhimõtteliselt. No, wow. Kus me olime, miks keegi seda treidi tähele ei pannud. Väga rets. Ja nüüd on jah, sama case ülesse paika. Ega siin polegi midagi. GBP NZD lihtsalt on nii hästi performinud nende 23 tunni küünaltega viimasel ajal, et no see on liiga suur range. See tähendab seda, et esimese skipiks üks variant siis panna siia 30 pipsuga 2 limitit ülesse või... Selle kui isegi 4 jagada, oleneb, kuidas keegi tahab. Ja selle võib ka 4 jagada täiesti vabalt, jah. Sest et kunagi tea, see on ilus koht ikkagi näe jälle breikimispunkt. Me isegi imesta, kui me võime teha seda, et me läheme sellest alast ja me ei tule siia sissegi. Esimest tegelikult vaatasin seda nagu 1.92, et see on siis psühholoogiline level, kus... Jep. Ja siin on siuke täpselt, et kuidas sellega mängid. Võid muidugi price action'it ootama jääda. 4-30 pipist, stop lossiga pipist nii-öelda tehingut potentsiaalselt. Aga see on jällegi väga ilus liquidity run candle, vaata Asian High jällegi välja, treidisime eelneva päeva New Yorki sisse, lihtsalt no, nii palju häid confirmation'id. Sodiks, et tegelikult on nagu sisuliselt see candle jääb selleks alaks, kus ma ei tahaks seda väga üle näha. Ja see on ka fill, vaata jälle ilus market makeri alajälg, vahet ei ole, mis timeframe vaatan, kas tunde, kas minuteid on ju, see ilus kiirelt ülesse ja struktuuri break alla on ju, kiirelt ülesse, struktuuri break alla, no lihtsalt nagu ei saa puhtam olla väga asina. Kõrgemal protsenti ei tahaks vaata, kus sul on see ära jaotatud enne, see küünal. Teine võimalus on see, et mulle meeldib väga see 15 minuti price action, mis breakis nüüd selle low, siin oli high, ühe candle'iga läbi, et tegelikult siis ultimate discounted alaks põhimõtteliselt võiks jätta selle. Yeah. Ja mind tegelikult huvitab, mis siin toimub, kui siin on 5 minuti imbalance, siis ma üldse poleks imustanud, et natuke treidimist jälle üle kläpime, mis iganes siin on vaja kläppida. Kohe vaatame. No näed, 15 minsa vaata. Sellest ma räägingi, et tegelikult on ka need kohad, kuhu peaks panema limiti paika, sest et nendega tuleb arvestada. Niimoodi. GBP Pound on ka nagu sama, aga ta on veits kaugemal praegu nii-öelda siis huvialast. Mõlemad on siuksed, kus nagu potentsiaalsed limitid või vähemalt alerdid vaja panna võtta. Retracement faas on meid väga ilusti toonud nagu kohta, kus siis otses mõttes läbi põranda kukkusime. Siin on veits mõtteainet nagu vaja, et kuidas seda jaotada. Kõigepealt peaks enda jaoks tegelikult välja mõtlema nagu kogu selle riski. Siin on päris palju tehing, mida tuleb panna. Ma tean, et ma panen 2 tükki kindlasti siia ülesse ja ma tahaks minimaalselt 2 tükki panna siia alla. Rohkem küsimus, kas ma panen siia alla veidikene rohkem neid limiteid. Et ala panen siia kuhugi 4 tükki ja siia üles 2, et siis ma jaotan näiteks, võtan siin 0,15-ga, teisega 0,15-ga, siis 0,2 ja siia paneks 0,25 ülesse, siis mul läheb kokku veits üle prosa, mis on fine. Ma oleks nõus isegi kuni 2% see limitite peale ära taguma sellesse GBP NZD selli, sest ma olen nii, nagu ma küll ei abiellu oma ideega, aga selles mõttes ma olen veendunud vaadates, mida on GBP US teinud, ta tegi all time low ja siin on GBP Chapi, GBP NZD ja GBP CAD minu arust eilsest mäletan, on läägivad veel järgi, ehk siis nad ei ole veel uut nagu all time low teinud ja see annab ikkagi neile kõva potentsiaali treidida julmalt alla poole veel. Sest et see on konkreetne ikkagi power, mis siit tuleb on ju ja tahaks näha seda jätkuvaid
jätkuvaid selle. Aga jah, just. Viimane parim koht, kus selle otsida. GVP Out, vaatame sellele pilgu peale. Sama case on ju. Ops, vale asi. Et kindlasti panen alerdiga paika. Ja mul ei GVP Chapile ega panemata. Ense teile olemust. Nii et GVP paarid on suhteliselt huvitavates kohtades, jah. Henri kirjutab, et mind isiklikult tohutult säästnud see, et vaata, kus need väikse timeframe'i imbalance'id on, kui stop lossi paigutud. Ja, see on meeletult tähtis ja mina vaatan ka selle järgi. Ka selle järgi tõstan ma vastavalt oma nii-öelda stop lossi break evenisse, kui ma olen seda päris palju rääkinud ka, aga kordamine on tarkus ema, nagu öeldakse. Siis kui minu entry kohas ei ole ka väiksemate timeframe'id enam imbalance'id, siis annab mulle kordades rohkem nagu enesekindlust, et tõsta see break evenist ära. Aga kui seal istub mingi siuke norm imbalance või ma olen siin imbalance 50% peal, siis ma üldiselt jätan ikkagi oma stop lossi veel allapoole siis load või ülespoole high, vahet ei ole, mis olukord. Eilne muidugi GVP Chapi tegi 2 korda mulle nahad, et ilusti tegi küll, oli filled ja tegi uusi low'sid, aga ikkagi tuli stop lossi või tähendab vabandust break evenisse. Aga tiis oli tiis. Nii, GVP Out. Tuleme tagasi korraks selle juurde. Order flow on siit ilusti paigas. Ülespoole seda hide ma ei näe väga põhjust, et ta peaks tulema. Tšekkame korraga väiksemaid timeframe'e, kas siin üleval selle wiki sees, mis seda order flow'd jätkas nüüd. Et kas seal on mingit imbalance'it. Suuremad tundi timeframe'id tunduvad puhtad. Fillitud ja tund aega on siin tegelikult juba olemas, et samasugune stsenaarium nagu ja siis GVP NZD-l. Et tasub arvestada selle ülemisalaga ka. Pool tundi ja ilmselt 15 minsa kisub ta väiksemaks, näe. Et ma reaalselt võtakski ülim discounted ala siia. Sest et see on ühe candle'iga breaki sellegi läbi, siit lõhkus low. Confirmid peale ehk siis liquidity run ja break of structure. Imbalance. Ja siin on samamoodi tegelikult, et see kõige parem koht, kus sellida on reaalselt siin üleval vastas. No, see on jälle siuke, kui sa kannatlikult ootad, siis väga-väga suure tõenäosusega turg tips igast asju vahel käib ikkagi tipib, fillib ära kogu selle imbalance, sest et siin on samamoodi. Et 2 confirmi peal ehk siis liquidity run ja break of structure on ju. Ka ühe candle'iga ja seda jõud tuleb kõik siit ülevalt. Aga jah, 55 pips on nagu veits meeletu ka, nii et ma nagu EOS teen tegelikult selle, et jagan selle ülemise ala lihtsalt pooleks ja istuski täpselt see muurust imbalance'i peal. Siis tuleb siuke 20, mingi 7-8 pipsu spreididega. Ja siia üles on väga hea, see saab mingi 17-18 pipsuga panna. Nii, see sai siis läbi räägitud, igaüks peab kuidagi siis, ma jagaski selle pooleks. Ise manageerima oma treide, oma riske asju. Seda ei saa keegi teist teha. Aga mina sõidaks midagi sellisega. Vabandust, niimoodi. See pooleks. Vot nii. Mulle viska võib-olla pilk eur CHF-ile ka. Mul on ka siin ära markeeritud potentsiaalne sel huvi alla. Nii. Ja 23 tunni küüned vaatad juba siis. Ja ma korraks tšekkan selle EA ära. Remi kirjutas EA selli. Ja see on ju sisuliselt kohe vastas. Täiesti valid koht, kust vaadata.
Stop loss on ka vist EA-l, päris palju tuleb siin. Ei ole olnud tegelikult 22. Teeme uut monthly high'd. Nii. Jah, et selles mõttes samamoodi mõtted. Päris palju kohti, kuhu nagu limited panna, et fakt on see, et igale poole ei saa. Igale poole ei saa, tuleb valida enda lemmikud, mida rohkem treidite oma kindlaid paare, siis pigem soovitan neid, on ju. Et ärge jumala eest nagu lihtsalt sõbralik soovitus ja ärge hakake igale poole limited tagu. Euraud või? Eur NZD võib-olla on isegi... CHF ka korra. Ma võrdlesin korra neid Euraude ja Eur NZD-d. Kas seda vaatasid, see kävi muidu Eurocefil või? Jah. Ja. Jällegi täiesti okei, suht väike stop loss. Eur NZD ütlesid või? Ja kui sa vaatad vasakule, siis tegelikult heast struktuuripunktist tuleb. Jaa. Ta on nagu veits üle tikkinud seal on ja, et meil on ikkagi order flow praegu on üles ja me võime saasid sinna täiesti üles discount'id aladesse ka tulla. Ja ma vaatakski, mõned võivad tšekata ka seda 23 tunni candle'it siin, aga ma ise ei panustaks sellest, et ta ei teinud mitte midagi, ta tegelikult ei lõhkunud seda eelnevat load isegi, et see on pigem siuke liquidity target, kui vaadata, siis täiesti ikka üli discounted aladest. Täpselt samamoodi nagu selle GBP NZD-l oli see alumine buy, no üli discounted ala, sul on lihtsalt ette prinditud see V1 candle, nagu pane see limit sinna ja ongi korras. Samamoodi selle Eur NZD-l nagu. Sest et see on A, see on B on ju ja kõige parem koht, kus sellid on seal üleval. Kui ta siin nüüd teeb selleks, et nagu reaalselt siit kohast arvata, et ta näiteks moodustab distribution ja treidib alla, siis peaks mina ootaks isiklikult vähemalt on ju kas või mingi intraday low breaki, et saada kas või siis retracementit sellele swingile või siis oodata, et ta kukub siit läbi ja siis hakkab retrace'ima kogu seda liquidity't välja on ju. Ja seda breakerit vaata ülevalt, kus sa panid, et sellest oleks vaja läbi tulla. Täpselt, et kas või siin, siis toimuks see demand supply shift ka, on ju. Saaks reaalselt mingit nagu, siin oli ilus bounce, on ju, Eur NZD-le, kohe openist, muidugi siin keegi ei pane ilmselt mingi 60 pipi stop lossi. Aga olemas ta seal oli, ma arvan, et kõik need, kui me siit juba läbi kukume, siis tõenäoliselt need võivad mingi bounce'i saada, aga tõenäoliselt kõik need struktuuri levelid kuni tegelikult täiesti siia, mina ütleks siia low'ni välja, sest et siin oli high, isegi vaatame näiteks ainult supply'd on ju, siis siin oli supply high, siin oli low, me tegime breaki lõpuks, siis siin kohas on ju, see oli meie breakeri ala, aga breakeri ala sai juba tegelikult ilusa tehing on ju, see buy tehing mängis, kus ta mängis, kus isegi siit täiesti üles välja on ju, siin on 25 ühele, 40 pipi stop lossi. Eur NZD-l on see pipi väärtus veits madalam, selle tõttu on ta natuke nii-öelda siin parameetrid paika pannes suurem on ju, aga ma näen, et see ala on fillitud, see breakeri ala, kus me tegime esimese nagu struktuuri breigi üldse vaadates, mis iganes neid haisid endast liquidity, siis see on filled ja jällegi ei väida, et ka need punktid ei või bounce'i saada, aga kõige parem koht ostmiseks kindlasti niikuinii siin. No see võtab nii meeletult palju aega anyways, aga lihtsalt tahtsin nagu pointi seletada, mis siin juhtum võib hakata. Aga intraday mõistes kõik need tegelikult need vastavad candle'id võivad anda ikkagi ilusat bounce'i. Sa võid saada kas või oma 1-5-le, 1-3-le, 1 whatever, mida sa jahid on, 1-10-le. Et jah. Nii, mis veel? Outcad on mingi teema siin, ma vaatan. Nii, Outcad buy on ju. Jep. See sama siin. Siin on ilus, see on väga hea buy. Minu arust. Jep, ja ma tegelikult vaataks seda buy'd siia ülesse välja. Ma markeerin selle ala peale ka. Miks, sest et see on unfilled supply. Eelnev order flow on ilusti timm on ju. Sai kena bounce'i. Vaadake jälle, kui hästi need discount'id alad töötavad. Breakisime low, tegime uue on ju.
võttis veits aega, fillisime imbalance'i, tulime discounted aladesse, siin on liquidity run, break of structure on ju. Simple, ainult pane limit paika. Ja korraks vaatame või pärast lihtsalt. Olematu stop loss ka 12 pipsu, eelneva low'ni kastas ja imbalance'isse 1.20 peaaegu. Läbi low 1.20 potentsiaalis 1.30 midagi plussi. Jälle äge. Aga see, et miks ma seda üles ootan, on see, et me ei fill inud ära seda imbalance'itsi vahel. Nii et see on unfilled price action ja buy tehingud. Kuule, see on isegi siuke asi, milles ma sooviksin nagu osaleda. Need Audi paarid liiguvad hästi ka, nad hoiavad trendi, kui ta hakkab minema ja tal on ikkagi suund sees, siis 12 pipsi stop lossiga 13-sega äärmisel juhul 14 mis jäänes. Sellega ma sõidaks rahulikult siia ülesse. Isegi kui vaatame targetit kuskil vahepeal, näiteks eelnevad intradeide A-B-d, kui see on meie A ja B, märgime ka eelnevad A-B-d peale, siis endiselt meil A on ju unmitigated ja intrade A, mis ma tahtsin rääkida, siis siin on ju isegi struktuuri break. Siin oli potentsiaal minna, tegime bossi, oli potentsiaal minna üles, tegime veel ühe bossi, treidisime alla, kerge bounce meie siis intradeide low'dest, natuke treidisime ülesse ja kukkusime läbi, ehk siis meil on toimunud jällegi break, see moodustab meil siis uue AB range'i. Ja nüüd on natukene imbalance'it veel jäänud. Siuksed mulle meeldivad, kui sul on üli discounted alad, täiesti range'i tipud põhjad, need on alati kohad, kus ma tahan limited panna. Et see trade mulle väga meeldib. Thanks, Reni, et selle välja teid. Mina panen kindlasti, valin selle ühe enda lemmikuks täna. Ja teist ma tahaks siis kas GVP Chapit või GVP NZD-d. Et kõik ei saa kahjuks kuld, mul on aktiivne. Vaata, mis ta teeb üldse. No, vaikselt siin tiksub. Et ma ei saa sinast lõhke jääda, kuld on aktiivne. Mul ilmselt ongi 2-3 treidi jagu siin veel ruumi. Sest et mul on FTMO swing account. Mul lihtsalt see margin tuleb nagu lõpuks ette. Ei ole mahti nii palju panna kõike sisse. Nii, mis mõtted on? Kas kellelgi küsisid või tahate veel midagi vaadata või tõmbame otsad kokku? Rohkem ei olegi vist. Alertid on praegu ja vajab ootamist. Nüüd London session ka avanes, vaatab, mis järgmise võib-olla tunni jooksul toimuma. Okay. Nice. No aga siis New Yorgi näeme veits hinge värsket õhku, ringutage ennast, liigutage ennast, jooge kohvi, sööge kõhud täis. Ja nahutage ennast. Jooge vett pigem. Jooge vett ka, kõik häid asju. Kohvi sees ongi. Paar õlle kolmapäeva puhul. Ei see Iiri kohvil ma kohvita. Peaks, et sa nahku ei tee. Just. Olge lõbus teiega, ma ei tea, näeme. Tänud hea kõne eest. Ciao.